You got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message by the tone? You got me wrapped around in summertime. Yeah, yeah, I need to know we'll fall in love right here and now. Call me up whenever you're feeling low. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy now. Falling into you, 'cause you're on my mind. Jump, jump on it. Put 'em up, come and show me. I guess we'll never know it. All up on it. Put 'em up, no second thoughts, just let me change your mind. Put 'em up, I guess we'll never know it. Put 'em up, no second thoughts, just let me change your mind. You're taking way too long, it's overtime. No lucky strikes, you're all it takes to be in my zone. So show me something, just a little sign. Yeah, I'm always ready, so just tell me when to go. Call me up whenever you're feeling low. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy now. Falling into you, 'cause you're on my mind. Jump, jump on it. Put 'em up, come and show me. I guess we'll never know it. All on it. Put 'em up, no second thoughts, just let me change your mind. Put 'em up, I guess we'll never. No hei, ongi käes esmaspäev ja Big Week on alanud. Sain siis eile Siimu käest juhised selleks nädalaks ja ütleme, et tuleb põnev nädal. Aga eks ma annan jooksvalt siin teada ka, mis toimub ja kuidas ma midagi teen. Aga ütleme nii, et toiduga tuleb üsna põnev. Ja see nädal on plaanis ikkagi 5 trenni, et 2 trenni on sellised raskemad ja 3 siis sellised mõnusad, kerged ja natukene on kaardiot ka siin, mitte iga päev, aga vist oli 4 päeval, aga mitte selliseid tunniseid otsi. Jah, hommikul ma siis ärkasin üles, mu kaal ei olnud küll ei olnud uus madal kaal, aga see oli kõigest 100 grammi kõrgem kui kõige madalam, mis mul olnud on, ehk siis 59,2. Ja tegin siis ka poseerimist, harjutasin niikõndi, siis tegin oma hommikusöögi, nautisin seda ja nüüd ma lähen siis pediküüri. Et küüned on mul olemas, täna pediküür, siis tuleb nädala jooksul korralikult keha koorida ja niisutada, et see krimm püsiks siis võimalikult hea peal. No jah, eks mul on küll väsimus peal ja tunnen, et keha on kurnatud, aga eelmine nädal oli ka üsna raske nädal, et see nädal siis ma loodan, et nädalavahetuseks ma saan natukene kosuda ja saan võistlustele väga hea energiaga minna. Ma igal juhul plaanin seda täiega nautida ja mõtlen, et kas ma teen võistluspäeva blogi võib-olla täiesti eraldi, sest et Martin tuleb ka minuga kaasa ning andsin talle loa filmida võimalikult palju siis contenti. Ta tuleb ka minuga lava taha, et võtsin talle treeneri passi, et on mul seal abiks, toeks ja jah, täiega äge. Aga jah, alustame siis päevaga või noh, algus on juba tehtud, aga jätkame. Hommikusööki ma näitan siis juba ka lõunat, et siin on riis, siin on aetoad, siin on paprikas või tšillikaste ja kana.
Et selline lihtne, aga maitsev ja toitav. Kõht saab täis. Ma lihtsalt igale poole pean täna tormama pediküüri ja nüüd siis padelisse. Et meil on siis esmaspäevati padelimäng. Lähen teen 1,5 tundi mängu, siis lähen trenni, jõusaali. Jah, seljapäev ja natuke kardiot otsa. Et saan suht hilja koju ilmselt. No nii, tere hommikust. Teisipäev on. Kaal oli ikkagi 59,3. Ja ma mõtlesin, et ma võib-olla jagan siis iga päev natukene, mida ma söön ka. Et eile ma tegelikult siis sõin veel jäätist, et tegin pirniga, Ninja Creami jäätist pirnipüreega ning õhtul oli mul veel siis maguspuder pärast neid kõiki toimetamisi, et mul eile õhtul jõudsin ikkagi üsna hilja trenni, pärast padelit käisin trennis ning pärast trenni tegin veel kardio ka otsa, et selline suht hilja see koju ja magama ka. Aga täna olen kindlasti targem ja teen trenni juba päeva esimeses pooles ära. Ja hommikusöögis mul on siis samasugune puder. Puder siin podiseb. Ja kindlasti iga hommik siis ma joon ka Ferlat. Siuke klaasi täis. Ja kohvi teen ka. Ning puder on sama, aga täna on makroteatus natukene teistsugune, et süsivesikut on vähem, valku on rohkem. Nii, ja saigi valmis puder. See on nagu ülihea kombo, mis mulle on nagu nii pikalt menüüs olnud ja täiega maitseb. Ja siin on siis kohvi ja ma joon klaasist kõrrega ja Ferla. Jam. No hei, minu selle nädala viimane raskem päev sai tehtud, trennipäev. Jalapäev oli, mega hea tunnetusega trenn oli ja raske, aga mõnus. Ja nüüd me lähme kvartalisse, kell 12 korraldame koos Pokebowliga ühe väljakutse, et inimesed saavad siis ennast proovile panna ja tegelikult ma praegu ise ka ei tea täpselt, mis me seal tegema hakkame, aga selgub ja ma ei tea, ma arvan, et see fun olema. Ja siis mul on täna ka FMS protseduur Half Training stuudios ja 2 piirkonnale. Ja siis saan koju minna, natukene arvutistööd teha ja õhtul ongi juba ringtrenn, et siuke toimekas päev jälle. Et lähme nüüd siis kvartalisse. Tšau! No mis me täna teeme? 3 valikut on. Meil on võimalus teha nii, et me võtame pokkekausid ja istume. Okay. Meil on võimalus teha planko nii, et sulle läheb pokkekaus selja peale, nii et iga kord saab seda hoida. Ja siis üks võimalus on niimoodi midagi veel, mis me saame siin teha. Nende kottidega saame tõstmist teha, et paneme võimalikult palju kausse sisse ja kes kõige rohkem teeb, siis Okay. meil on siin 3 võimalust, sina saad valida, millest teha tahad. Okay, ma mõtlen natukene. Ma valisin väga hea päeva selleks, nagu jalapäeva. Me leppisime kokku, aga tegelikult ma ei teadnud, et täna jalapäeva. Mul olid jalapressid 14 kordust ja mis on raske kohad tõbama? Ei või? Ma tunnen. Väga? Ma tunnen ka. Põleb. Ja. Tegelikult ma ei tohiks välja näidata, et mul raske on ju. Hingame. Hingame rahulikult sisse ja välja. No, läheb raskeks ka juba või? Jaa. See on üks lemmikharjutusi
mida ma lasen enda ringtrennis teha. Mis sul selle harjutus kõige rohkem meeldib? Mis sul selle juures kõige rohkem meeldib? Miks just see? Ei, no minule ei meeldi, mulle meeldib seda teistele. Nüüd saad mitmekordselt viitsatana. No püsi. Teil on jah 2,5 minutit täis. 2,5 minutit täis on. Issand, ma loodan, et keegi järgmisena ei tule. Nii, mitmest kord sul on juba? Ma ise ka ei tea, 5 või 4 või? 5, jah, 5 kord. Ja ega väga palju puhkust vahele ei anta. Kuidas sul enesetunne on? Paistab annab tunda. Oled sa valmis kaotama? Ei saab teisi ära. Kui te kaotate, anname teile räimu. Mina teen seda juba 6 kord järjest. Kui sa kaotad, paneb räimu, sa mõtle, kui hea räim on see. Ta ei tohi süüa. Ma ei tohi süüa, ma olen dieedil. Mõtle, mis lõpp. Teiega see teebki võistlused palju Ei parem. tunne. Õunas ja paata ja Hakkab käed juba lõngud tapukoorega. Ei, no käed ei väsi, aga jalad. Mul oli jalapäev just. Jalapäev, täitsa ulme võeld. Täielikult kõrvetab nagu põletis. Ma olen veel mingi 7 aastat Narva spordiga tegelenud. No see on eriti mõnus päev täna. Mõnusa koormuse saavad jalad ja ma ei tea. Homme hommikul ei tea, kuidas püsti saad voodist. Ja oligi plaan FMS-is proovida reitele, aga see vist jääb ära. Et kui ma siia veel mingit elektristimulatsiooni lasen ka pool tundi järjest, siis ma ei tea, mis see reis mul teeb. Vist jalgadest ei jää küll midagi alles. Kuidas sul jalad on? Veel. Väga hea. Mulle võis näost näha, et ma olen nagu täiesti läbi. Ja mul on nii veidralt külm. Eks väljas on ka jahe, aga kuidagi nagu nii külm on sees, et ma tahan juba koju minna. Ma teen kodus omletti ja ma arvan, et ma teen matcha teed, et sooja teed. Ja, aga muidu see Poka Bowli väljakutse oli päris fun, aga ja mu reie põlesid. Et suht raske oli, et mind oli lihtne võita, et mõned võitsin mina ka, aga mul on ainult hea meel, et kui inimesed saavad tasuta kausi ja saavad Poka Bowli proovida järgi, sest mitmed, kes võitsid, ei olnud seda varem teinud ja minu arust on see nagu üli hea koht, kus käia, võtta endale kiire, tervislik, toitav, tasakaaluseine, sööd selle kausi ära, sul on kerge tunne sees, ei ole mingit rasket täiskõhutunnet, aga samas saad ikkagi kõhu täis ja saad palju vitamiine, mineraale, et palju värsket on seal kausis. Et igal juhul kõigile soovitan, kvartalis asuvad, seal alumisel korrusel, kus see koop on vist koop seal. Et jah, ma võtan üsna tihti sealt, minu lemmik on muidugi Fitlapi kaus, sest see on kõige lahjem, seda ma saan endale lubada, aga neil tuleb ka varsti uus menüü, selles mõttes uued kausid, et on mida oodata, et veidi tuleb seal muudatusi. Et ja, mine proovi järgi. Jõudsin koju ukse taha. Ja mida ei ole, on võtmed. Ma olen lihtsalt kuidagi nii vist hajameelne. Ma arvan, et ma jätsin need džimmi, sest kui ma džimmi läksin, mul olid võtmed käes ja ma ei pannud neid kotti. Ma jätsin sinna laua peale või kappi. Kindel ei ole. Aga ma olen nagu mega läbi ja kõht on tühi. Ja ma olen nii kuri enda peale. Aga sulle? Kõik on hästi. Vahepealaks on mul siis Ninja Creami jäätis. See on tavaline vaniljajäätis ilma valgupulbrita. Üks minu baasretsepte, mis tuleb ka raamatusse. Ja see siin on siis Lotus Biscoff küpsistega. Et jah, ma kavatsen seda nüüd täiega nautida.
Ja minu tänane õhtusöök on, siin on kana, panin teravad kastad natuke ja maguspuder, et seekord on helbeid oluliselt vähem, munavalged palju rohkem, natuke pudingut, maapähklivõid ja mustikaid. Selline veider kumbo siis õhtuks. Aga noh, it is what it is ja toit on kütus ja see on kindlasti väga maitsev. Tere hommikust! Uus päev on alanud ja täna siis on mul madala süsivesiku ja kõrge valgu päev ja tegin siis just hommikusöögi, ma kohe näitan. Aga tänane plaan on siis minna gymmi, üks personaaltrenn, siis Siimuga koos trenn, siis veel üks personaaltrenn ja siis ma tulen koju ja saan arvutis nokitseda enda asjadega. Et päris palju on teha. Aga kaal oli täna ikka endiselt 59,2, et selline hästi stabiilne on püsinud. Ja ka vaatame, mis need 2 madalama süsivesiku päeva siis teevad. Et ma kardan, et ma muutun veelgi hajameelsemaks, aga eks näis. Ja minu hommikusöök, et siin on siis 2 muna, 200 grammi munavalget, light juustu, suvikõrvitsad kartulit, kuumafritüüris, tomatit, natukene lahjat majoneesi ja tšillikastet ka ja kohvi. Ja ongi kõik. Nii minu lõuna sai valmis. Kuna mul enamus süsivesikaid tuleb seekord täna siis köögiviljadest, süsivesik on madal, valk kõrge, siis ma aurutasin liilkapsast, tegin ise pasta kastme ja kõrvale siis kana. Selline söök siis. Ja mahutasin täna siis endale ka jäätise sisse. Tavaline valgupulbrita vaniljabaas ja panin siis natukene ka mandlivõid sisse. Ja nüüd naudin seda rahulikult. Nii, olen infrapunomatis. Ma sõin selle jäätise ära ja mul hakkas nii külm, et ma mõtlesin, et ma teen mati täna nüüd kohe ära, kuigi algselt oli plaan õhtul teha õhtupoole. Ja ma olen siin nüüd olnud ja eelmine kord, kui ma käisin siin matis, siis 70 kraadiga ma ei hakanud higistama. Nahk oli märg, aga ühtegi higipiiska ei olnud ja ma loodan, et seekord ikkagi tuleb higi välja. Et naudin siin, nii mõnus soe on ja see matt on nagu ülihea. See on taastumisele täiega hea ja unele ka. Nii hea, et mul see kodus olemas on. Ja minu tänane õhtusöök on siis omlett, muna ja ohtrad munavalged, kodujuustu ja magustoiduks on kohupiimakreem mandlivõiga. Selline uhke toit. Ei näe hea välja, aga maitseb hästi. Tere hommikust! Olen siin unise näoga, sest ma alles ärkasin. Täna on siis neljapäev ning täna oli siis mul uus madal kaal. Et suht selline õhukene tunnen. Et ja täna siis on ka mul veel üks süsivesiku vaene ja valgurohke päev, et täna on mul menüü tegelikult suht sama nagu eile oli, aga teise jäätise söön, natukene teissugune, aga muidu üldpildis on suht sama, et ma ei hakka neid täna enam näitama. Plaanis on siis minna gymmi, paar personaaltrenni on, enda trenn, kardio, täna on mul veel FMS protseduur. Ja siis tulen koju toimetan ja siis õhtul on veel ringtrenn, siis tuleb õhtul asjad pakkida ja ma kindlasti näitan siis teile ka, et mis kindlasti on vaja kaasa võtta, mis mul sinna kotti läheb ja vaatame, kas me üldse mahutame need ära. Ja tegelikult ma tahaks käia kusagil poes otsida endale mingid sussid, sest et mul on jalgadel kogu aeg külm ja mul ei ole kodus susse ja sokkidest tavaliselt ei piisa ja mulle ei meeldi sokid. Ja lava taha oleks ka siis susse vaja. Aga jah, alustame siis päevaga, hakkan enda hommikusööki tegema ja siis juba gymmi.
Martin tegi mulle üllatuse ja saatis mulle pakiga sellise munakeeti, sest me oleme sellest rääkinud. Või tähendab, mina mainisin, et ma võib-olla tahaks seda osta endale, et oleks hea reisile kaasa võtta, et hotellis muna teha. Ja täna ma katsetasin. Tegin siis soft variandi, et vaatame siis, kuidas see sai. Idekas. Et ma täna siis tegin muna valgetest ainult omletti, sest ma tahtsin proovida seda munakeetjat ja minu arust nagu idekas muna sai. Väga hea. Ja raputasin siia peale seda soola. Smoked and spicy. Soolahelbed. Ja siis nagu ikka suvikõrvits kartul, natuke majoneesi ja salatit. No tšau! Ma sõin just jäätist ja mul on nagu nii külmaharinad peale. Aga tänane päev on täitsa hästi läinud, et trennid said antud, oma trenn sai tehtud, FMS-is käisin. Ja tegelikult ma tahtsin see nädal jõuda retseptiraamatut valmis, jäätise retseptiraamatut, aga ma vist ikkagi ei saa, et ma saan aru, et mul on lihtsalt mõtted ainult nendel võistlustel praegu ja ma tahaksin järgmise nädala alguses siis korralikult veel selle raamatu üle vaadata, aga kindlasti järgmine nädal saab seda juba endale soetada ja neid maitsvaid jäätiseid teha, kui teil on Ninja Grimmi masin. Et ja ma siis täna tegin 2 korda poseerimist, et hommikul ma ei teinud, kuna pime oli ja ma tahtsin filmida. Siis ma tegin pärast trenni saalis poseerimist ning siis ma tulin koju ja tegin ka esimese asjana bikiinides siis poseerimise. Et siis treenerile ka siis video saata, et näidata, mis vorm teinud on. Et täna oli siis uus model ka, eks ole. Ja ma ei tea, poseerimises ma tunnen ennast ikkagi järjest kindlamana, aga kindlasti ma pean veel palju harjutama, et Agne andis mulle head tagasisidet, millele tähelepanu pöörata, et kui ise nagu poseerid ja vaatad videot, siis sa ei oskagi alati võib-olla neid pisidetaile tähele panna, et alati on tore, kui keegi nagu kõrvalt siis oskab nendele tähelepanu juhtida ja Agne on selles nagu väga hea ja Agne teab, mida ta teeb, et teda ma usaldan ja igal juhul nüüd ma panen koti kokku ja lähen spordihalli, sest et mul on täna veel ringtrenn anda. Ja täna me teeme ringtrennis ka väljakutse, millega on siis võimalik võita endale Pokeballist tasuta kausi. Tuli selline mõte, idee ja teeb ära. Ja õhtul on veel tegelikult toimetamis on. Arvutis on palju asju veel vaja teha, asjad vaja pakkida kokku. Ma ei tea, kuidas see aeg nagu nii kiirelt läheb kogu aeg ja kogu aeg on sellest puudust. Aga ei ole hullu, saame hakkama. Ja varsti saab natukene enne võistlusi, siis on üks päev vähemalt seal koha peal on aega natuke relaxida, natukene maha rahuneda, kui see on võimalik. Ja, aga kui muidu ma olen nagu endas kogu aeg kuidagi veidi kahelnud, ühesõnaga, täna ma tundsin esimest korda. Ja ma ei osanud üldse arvata, et ma nii emotsionaalseks muutun siin, aga
ühesõnaga võtta kokku ennast, Kerli. Ja tegelikult tahtsin ma nagu öelda seda, et täna ma tõesti tundsin, et ma olen endale uhke. Jah, et kui muidu ma pidevalt arvan, et ma peaks olema palju tublim, ma peaks palju rohkem ära jõudma, ma ei ole piisav, et ma ei tea, kust see üldsegi tuleb. Aga ma olen muidu nagu kogu aeg ikkagi väga positiivne ja ma olen hästi tänulik kõige eest, mis mu elus on. Ja täna ma tunnen, et ma olen uhke enda üle, et nagu vaatan peeglist ja vau, et ma olen nagu enda keha selliseks ehitanud ja seda selles mõttes, et see keha ei ole kogu aeg selline, see on nagu võistlusteks ette valmistades ja nii edasi, aga siiski, et ma olen tegelikult olema tubli olnud ja võin endale uhke olla küll. Okei, ma lähen trenni andma nüüd, aitab küll. Nii, food prep käib. Siin sai riis siis valmis. Multikeet ja sülimugav keeta 500 grammi riisi. Et sellest enamus tuleb mulle kaasa ja ma jaotan põhimõtteliselt peaaegu saan kõik ära süüa. Carb loading. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen Martinile kaasa siin ühe küpsetatud pudru. Et see näeb tume välja, sest on šokolaadi oma. Et vaikselt siin küpseb veel. Ja siis siin ma teen siis jäätised panen valmis, et kui ma esmaspäeval koju tulen, siis ma saaks õhtul jäätist ja Martin ka teen siis pirnipüreega seekord. Ja ma olen seda varem ka teinud, ülihea. Ja vaikselt siin sätin oma asju kokku. Hommikust. Külm on. Aga kell on siin 6:45 ja ma kõnnin siis gymmi. Täna on reede. Täna ongi siis lend. Ma lähen teen trenni. Mul on siuke 4 harjutust, et selline üsna kiire trenn saab olema. Ja siis 15 minutit kartet ka otsa. Istun tagasi koju, söön, pakin asjad kokku, et mul on kõik diivani peale laotatud, mis vaja kaasa võtta on. Eile toidud said prepitud, plaan on paigas. Ehk ma loodan, et ma jõuan ühe poseerimise tiiru ka teha, et vormi tšekkida. Ja tänases siis anname siis kehale seda süsivesikut peale. Et eile siin jah, oli tunda, et muutusin juba emotsionaalseks ja et süsikat ei saa, siis ongi nii. Et kui oled harjunud ikkagi süsivesikut sööma. Jah, ma ei tea, ma olen põneviil ja arvutis, bussi peal saan arvutis natukene nokitseda enda eelmise nädala vlogi kallal ja siis selle nädala vlogi ma kavatsen kokku panna homme, et siuke chill tegevus ja võistlus nädalavahetuse vlog tuleb siis eraldi, aga läheb teeb selle trenni ära. Teen siin hommikusööki, aga näitan teile, mis siis kaasa tulevad. Siin need on 2 päeva jagu. Ma hommikul juba võtsin mõned riisigaletid. Siin on siis toiduasjad, et kiirkaera helbed kaasa, piparkoogi maitseaine. Siin on mandlid, siis 2 paari ehteid, siis meigipuhastuseks ja Baby's Wipes, et siis kaenlaalusid puhastada, küüsi puhastada, kus krimm liiga tumedaks läheb, võib-olla puhastada juhul, kui on vaja, kuigi mul on teenus. Siis vitamiinid, nii oma sool, kui mahub, võtan selle pleedi ja siis tuleb kaasa üks tekikott, kuhu ma saan sisse pugeda, et hotelli linasid ära ei määriks. Siis plätud lava taha, pesu, 2 paari bikiine
siis kingad, võib-olla jõuan veel poseerimist teha täna, et siis jätsin praegu välja. Liidu dressid, siis klapid on siin ja mõned riided siis mitte väga palju, hommikumantel ja tüdjusärk. Et jah. Ja toiduasjad siis ka, et ma näitan pärast neid ka. Ja Paula saatis mulle mega armas temast siuksed mini šampooni ja siin on vist balsam pani. Ja et ma saaks reisile kaasa võtta ja oma lemmik šampooni kasutada. Ja neil on uus šampoon ka uue kujundusega, selline vanilla, et ootan juba, et saaks seda ka proovida. Et täiega head on need tooted. Et aitäh Paulale, et ta hoolitseb ikka minu eest. Ja teen nüüd hommikusööki edasi. Ja hommikusöögiks on siis nagu ikka puder, aga seekord siis 100 grammi kuivainet ja üks munakodujuustu, merevaiku, sulajuustu ja tomatit ja kohvi. No nii. Siin on siis minu tänased 2 einet. Siin on Martinile koogikesed. Siis siin on üks vahepala keefilus jogurt ja viitpiks. Ja siis keetsin endale laupäevaks paraja koguse riisi valmis. Et siin see on siis nagu laupäevane kogus. Tuleb vesi kaasa pudeliga ja kui mahub siis munakett tuleb ka siis kaasa. Ja ongi kõik. No nii, jõudsin oma kompsudega siis bussijaama ja lähen kohe bussi peale ja siin ma siis selle vlogi lõpetan, sest et Tallinnas võtab Martin üle. Martinile andsin loa kõike filmida, mida soovib ja Martin ise paneb ilmselt sellega kokku, et oleks minul ka üsna põnev vaatamine. Et olgu. Saab olema põnev. Tšau!